Tere tulemast tavalaksule, kus siin võibla põllude vahel. Terviseks Kuum ka päike, kuum kohv. Ei ole sponsoreeritud. Jah, kahjuks. Õnneks, siit kopp. Igorit saab Nitro kiti kähku. Joppa olla. Sama toode. Saame pakkuda. Siuke ta siis ongi. Tavaliselt läheb radikas ülevalt, oleks pidanud. Tere hommikust. Jauki jauk, väga hea, 3. pill on peal. Vaata, mis kell on 1:30. Õnne. Hommikul oli Kaido M60-ga. Siis oli Suurematu. On Kirill ja siis on Sulemaa. Hea aurukäik. Päeva parim osa, antiläägi seadistamine, aga võrdleme kaamerad, ma panen enda oma filmima korra. Väikest on küll, hello. Star ka kohal. Joo. Kas me jätkame kuskilt? Ma ei tea. Hea soe pikutada. Nüüd on Düno Day. Loodetavasti läheb enam-vähem okeid. Aga noh, teades meie õnne, siis pigem ei äkki või? Tahad sa oma õnnest rääkida ka või? Kusjuures, ma ei taha küll ära sanoda, aga tänane hommik oli mingi suht super. Meil olid andurid ja mis meil oli see mingi jahkari, mingi voolik oli seal kargos. Ja ainult Tartu kargo on lahti täna. Nii et täna on pühad ju. Oih. Kässar töötab. Ei, see on kena. Ei, see ei ole hullu üht. No nii, neil on see päev käes. Tööhetk. See kõik näeb imelikult optimistlik välja. No vaadates kähku Kirillil läks siis äkki. Ja, me läheme peale. Sitaks suured numbrid ja on. Mingi ootamatu leke on tekkinud. No seal on tilk maas, ülevalt kuskilt tuld. Pigem siit kolmikust. See on kindlalt. See on tõtta. Ükski normaalne mehaanik ei taha kunagi vitamiine süüa, aga maitsevad esimest vedelikku, mis maast üles korjavad. Sealt saadki selle immuunsus endale. Jah. Aga lähme nügime sinna, siis neil on see pressure peal. Vahetavad oma MSN-ina. Soopagi maad juba sellega küll sõita. Lohile sõita võib küll. Esimesed mehed. Esimesed kistud. Tööd on siin auto juures oma jagu veel, ma tean. On jah. Meil aega on ju. Sa oled isegi tubli olnud. Saaks nüüd süüa ka. Võiks süüa küll, jah. Teeks või? Mehed tõid grilli ja vorsti ja õlut tõite või? Tõite või? Täna on 26 kraadi ja mehed ei toonud külma õlut. Ei, no selles mõttes. Selle lükkame raudselt pinki. Bensiiniga võib pinslit pesta. Eelmine nädal tõestas, et see diisel on päris hea tegelikult. Oli täpselt. Õlut taade. Vaherjuursi pooleli tegelikult siis me viisime auto laitse, kus me siis viisime kere värvid tuleni pealt alt kõik see väristud. Et paneme siin paar pilti ka vahele, äkki ma saadan Kertile, siis saab hää. Ja siis panime enamus asjad ise kokku, et siis juhtme poole see jäi siin kaagile teha. Et üritasime nii palju teha, kui oskame ja saame, et noh, ütleme, et enamus kokku, et mingid väiksed otsad veel jäid. Ja siis paar ägedat asja saime ka, et räägiks võib-olla armatuurist korra. Äge fancy tükk koostöös Salusepaga. Et siis tegi meile, kuna auto läheb kollaseks, nagu meil siin kombeks on olnud, siis armatuuri see pealmine tükk tuli ka custom siuke meetaru kollane. Et tulevad mingid kollased tõelid sisse ja eks varsti näeb liverit ka, et ma arvan, et see tuleb päris äge. Et siuke japsi stiili, ütleme nii. Aga mis sa räägid siin? Hakka sööma. Ma ei taha praegu. Mul on niuke pinge peal, ma ei saa süüa praegu. Ja mitte isegi kaamera peal. Ma viskan minema siis. Siuke ta siis ongi. Homemade. Nice andis meile väga palju puhastustooteid, ehk siis kõik detailerid puhastusvahtu võttis mega hästi. Kõik need originaalpaagid asjad, mis külge läksid, need olid mega nagu mustad.
et see vaht võttis jumala hästi kõik selle pahnased pealt maha ja kõik see nagu väga ilus ja kena. Stance.ee just saatis meil väga palju tarvikuid siia, et noh, ütleme kapotilukud ja mingid asjad, see kustutussüsteem, rooli saime sealt, et saime siis põhimõtteliselt kõik need puudu olevad tükid kätte ja TBHP-s saime ka veel mõned jupid viimasel hetkel. Et siin paned uut asja kokku, siis tekivad mingid X asjad, mis puudu on. Et saime nagu kõik kätte ja tundub, et vist nüüd äkki täna hakkab looma lõpuks. Nii et eks näis. Kaak, sul läks juhtmestikuga hästi kohe või? Ma sain juhtmeid ja sain muid asju teha. Ma tõin üllatusi sulle ikka, Ja Saad sa lähemalt rääkida? Inimesed ikka kontrollivad, kas ma ikka tean, kuidas autosid ehitatakse. See sumps on siuke, et kui ta õigesti on nagu mõeldud, siis see peaks nagu bazooka peaks töötama. Ma ei tea. See on siuke loterii. Ma tõesti ei tea. Loto on ju. Et kui toimib, siis 500 eppa võiks tulla täpselt ju. Rattast. Mina lihtsalt sobitan gaasid ja süüte, heitgaasid ja süüte kokku nagu. See, mis hingamine tekib. Saame teada. Elu näitab. Optimistlik pakkumine 500 eppa täpselt. 500, kui kõik hingab ja kui ei hinga, siis on tugev 350 eppa. Aga ta on Subaru või? Ei ole. Et? Keel. Oleme siis küll. Masta. Pane veelme. 3 meest paneb. Te teete varast pikemaks? Jaa. Arvus käre. Kurat, see ikka LS on ikka midagi muud. Vaatame rahulikult üle, mis seal on. Tavaliselt läheb radikas ülevalt soojaks kui talt. See on tuline. See on tuline või? Aga see on külm. Ja see on hea ju. See on hea, aga see on külm. Ja see on kuum. Ja radikas on täitsa külm. See on kuum, soe oli. No, jah. Aga miks kuum vesi siis siia ei tule praegu? Ma ei tea. Paak on ka alt külm. Ülevalt on kuum. Vaatame mõned selle raipelt, kas peab niipidi käima see siin. Siit lastakse välja vesi. Sama toode. Saame pakkuda. Mingi vee-error on, On ja ei ole. Siit sa said jõhu kätte, siit viskas on ju vedelikku välja. No aga? No, pane juurde. Muidugi imelik, et mingi viimane liiter mõjutab siin seda asja. Arvestades süsteemi suurust. Palju kollasesse vett algus läks? Mingi rajukogu. 45. Jäi. Kes see selle toru käivitas? Pilli või? Lekib või? Keevitas auk sees. No ta keevitas seda öösel mingi kella 1 ajal. Radikas on jumala külm. Jahutussüsteem ikkagi ei tööta. Mootor on kogu aeg nagu siuke 95 ja 100 seal vahel nagu. Ma lasen tal rahulikult olla, siis kui ta läheb 100 peale. Kui ma ennem käima panin, siis kui ta käis koha peal, siis ta nagu temp ei jahtunud. Ja siis kui ma andsin alles laba nagu, siis ta jõudis vett ringi ajada. 95-100 või? Palju ikka tegelikult. Palju on jah. Ta ei ole väga päeva saanud. Aga ilmselt saab praegu ära teha. No, siis ta lihtsalt tühi käigul, ta jaoks ära vett ringi. Väga S15 läks välja nägema. Sama teema vist. No seal sai lõpuks ringi selle võt. Aga seal oli see otsuste teema ja tagul video. Mis sa arvad? See oli kolutav. Tõsta käed üles.
kui me käepäraste vahenditega remontima, et kõige parem oleks tal muidugi elektripump. See ring on siuke suht jurakas tal niipidi öeldes. Elektripump aitaks tal paremini jahutada. Kräunutamise vaatame, kas see radikas läheb soojaks ilusti. Sest et radikat peab, põhimõtteliselt peaks radikas olema sama temperatuuriga nagu kohtal. Ma pean kogu aeg nagu pöördus hoidma. See näitab seda, et see veepump on selle süsteemi jaoks liiga nõrk. Valstada 30. Torkitab mõne. Tuud must jah. Pigem on nahjale. 6-0 teeb nii palju. 6 vähe. Aga jõunumber on suht. Rohkem ei tule. Koldet piirab, 100+. Väike on seda aru. See peaks kohe sealt alt minema. Tuleb kokku ära ja kohe suureks. Põhimõtteliselt on valmis. Korra proovime, et tõstame selle kuuma radika tagant ta üles. Teeb. Toas on ka suht soe juba. Suht lahja on 330 kilovatti peaaegu. Võiks suht rohkem olla ikka. Semi-Pro peaaegu. Ja see on ka nipa-napa. Semi-Pro on ka nipa-napa, jah. Läbi keha. Ta on välimus. Nagu suur. Sõge! No nüüd tegid elukad. Kauga pill. Nüüd koju lappima jälle. Ei, kõige võtame kiletama. Ja siis lähme koju lappima. Vägev. See, kus me Lätti oleme, see on nüüd küsimärk. Meil ei ole mõtet selle 300 kilovatsi künnata, ei jaksa vedada. Ei, muidugi. Ta ei jaksa vedada. Peame kuradi kakku siis sundpalli panema. Seda teistima minema kuhugi jälle. Ja kui... No ilmtegid on puudu. No ta jääb puudu, 100+. Seal ei punasega puudu. See oli 450 kV rattast. Ei puudu. Õnneks on ainult see vahetükk ainult suht. Sellel on almust lõpuni. See ei ole mingi väga ulme töö, aga ikkagi. Et no tõenäoliselt on see nüüd. Mis seal muud ikka? Ja ma ei saa midagi, kõik töötab jumala ilusti. LS on tehasest nagu nii alaseadistatud, seal on meeletult palju peidus. Praegu meil on Pandreiskaarile, meil on vabam sisselaske hingamine, meil on käis väljalaske kolle vaba, ilma kattideta, ilma mingisugust eriliste, ainult üks pünt on. No pluss nukk on ju. No pluss nukk on. Siin nagu võiks tulla rohkem. Talla pillet. Sidur hakkab äkki lõpuks tööle siis normaalselt. Jah, töötab sisse ennast. Sellel Igorit saab nitro kiti kähku, 150 kilovatti, pumm! Lakse juures kohe. Easy fix, päevaga peale. Tokad ei saab peale juba panna. Noh, mõni kuni sulle toon siis juba. Sama. Saad vähemalt ketsi anda. See jaksab minna. Aga no siis jääb see kolle nagu raudselt piirama. 100%. Surub läbi. Paremini hingata võiks. See on 6,0. Sokk või? Jah. Noh, kui see nuhkaga 6,2. See on mannete number tegelikult. Tegelikult on mingi 30 kilovatti. Et on eeldatavasti, et on seal istamata, et saaks sama jõu kätt
nagu nii-öelda see 20-30 kilovatti. külm sisse lada ja see välja lada võid suurem. 20-30 kilovatti saab nende LS-idega mitte midagi teha. 2 asja nüüd. Sul on veel niimoodi, et sul on alla 3200 veel sitem kui 6-0-line. muidugi see nupp võib olla ka mõõstab mingi näol. See on siuke nupp, mis on igalt poolt võiks juurde andma. Ma ei usu, et sul mingi lõnta ainult lõpunuppu võeti. Ei ole. Stage 4. Sul on see, mis ju otse külge. Kõige kangem polst on nüüd. Mingisugune 240 kraadi, 200. Äkki ei tea. See on ju mingi See on jammu teine küll. gaasitoru, see on 2,5 sein või? See on juba 2 peale veel maha. See on mingi 2 liitrit väiksema mootori jaoks sobilik. Mul käis siin alles 2.0 Ford, millel oli ka nõks jämedamad torud. Mis ta 2.0 meil siin tegi? 180 kilovatti. Ausalt või? Jah, mõtle, kui ta 4 oleks. Rohkem jõudu sul. Ma annan see on. Fordi turat. Nüüd saab peab solvama juba. No läks mitte mind. Kas see nii vedelad mul ei peagi vahel oma? No ma ise mõtlesin sama tegelikult. Käib vastu. Aga mulle öeldi, et see on Tim. Nagu ta on ju natuke vedela. Su ikka on, noh. Sul on tegelikult üldse vastu. Ja see praegu kolistab vastu raami. Ta on lansekas on ära põlenud. Jah. Lopa kallane. Sellega flipid tiikers poole. Vaata neid. Ei, ta käib mõlema poolt vastu. Kütsitorud hoiadki paigal. Jaa, need hoiavad tingu. Tuleb kütsitoru siis seina külge tõmmata, et sul on Tim. See on veel eriti hea, kui selle tõmbab väända ajal puruks selle kütsitoru. Siis saab ju ilus uuesti. Pidu. Siis on ka võrraldi Foyer Prime. Kus see esimene rada üldse on? Rassilvaasel. ülejärgmine nädalavahetus. Äkki mähib välja selle? Mis see muud üle jääb? Seal kindlasti. Sul ei ole mitte midagi muud üle praegu. Me ei jõua teha seda. Seal mähib kindlasti ära. Selle mähib ära mähib. Võta monu rahu, saab võiva. Lämme, ma tahan nautida õhtut. Eile juba kolkisin öösel kella 3 seda autot. Mina jah, muidugi. Mida tänks tehtud. Prügikotti. Vened vaata. Käib kõik all. Aga praegu siis olukord siuke, et auto panime peale, saame ta lõpuks siis koju viia. Midagi nagu väga hullu ei ole, ma ütleks, et seade saime tehtud, kõik töötab, kõik toimib. Ja praegu jäi veel koilidega error sisse, et peamegi mõtlema, mis me teeme nendega, et kuna PC-d on praegu all, need on täiesti max kõrguse peal ja eest siis seda fitmetit vaadates, siis võiks nagu nii palju kindlasti kõrgem olla. Et see kit juba jääb nii madal, et me ei saa ei trilla peale, ei maha, ei rajal sõita, et see kõik on suure tõenäosusega ribadeks meil. Et peame sellega midagi välja mõtlema, äkki lähme fiiliteed üldse, et vaatame, kas see parandab sutsu olukorda meil. Aga enne seda lähme kiletamisse kaardisaini, kus siis koostajana teeme kogu auto wrappimise. Et tuleb, ütleme, väga äge disain, et midagi teistsugust siia Eesti maastikule võib olla. Et jääme siis seda ootama ja järgmine video on juba loodetavasti on testimine, et meil on siin veits veel näppida, et siduri, silinder ja veesüsteemi natuke, et siin jahutusega oli ka paar errorit sees. Aga ei midagi keerulist, teeme selle ära ja näeme juba varsti ära.